Yes, so Aivar Ruukel is already here. I'll give you the floor and Ruukel on juba siin, kohe annan talle sõna. Ta võtab koha sisse ja Eestis vist polegi inimest, kes ei tunneks Soomaa piirkonda ja selle unikaalset 5 aasta ajaga süsteemi. Ja täna me räägime siis ka puust õõnestatud paadist, ühe puu lootsikust, aga täna räägime sellest teemast natukene põhjalikumalt ja kuulan ise ka suure huviga. Ma loodan, et mul õnnestub 15 minutiga oma ettekanne ette kanda, et keegi ei oleks minu peale kuri, et lõuna algab liiga hilja. Jah, ma olen Aivar Ruukel Soomaalt. Ma olen loodusgiid ja olen seal giiditööd teinud ja olen ka üks selle traditsioonilise ühest puust õõnestatud paadi haabja valmistajatest. Meil on Lätist, Soomest olnud osalejaid ja mul on hea meel, et ma olen ka Kaustisel käinud, nii siis osalenud seal selles suures rahvamassis kui ka koolis kontserte kuulanud. Aga mis puudutab Soomaal valmistatavaid ühest puust õõnestatud paate, siis haabjas lisati see Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse ja ka siis UNESCO kiireloomulist kaitset vajava vaimse kultuuripärandi nimistusse 2020. aastal. Ja Soomaa on Euroopa Liidus ainus koht, kus sellised paadid on kasutused ja kuni 19. sajandini kasutati neid siis transpordiks ja kalapüügiks. Ja Soomaa on siis Edela-Eestis kusagil 1150 ruutkilomeetrit suures ja see on siis lameda maastikuga piirkond, 1/3 on sood ja maastikuga mõjutavad jõed ja metsad on ka osaliselt regulaarselt üle ujutatud. Selle paiga identiteet defineeris Paasi, Soome teadlane, ja seda määratlevad kohaliku piirkonna olud ja inimesed ja see erineb kõikidest teistest piirkondadest, kuna Soomaal on see 5. aastaaeg, mida juba ka nimetati ja mis muudab selle paikkonna eriliseks, ehk siis regulaarsed üleujutused, mis võivad ette tulla isegi mitu korda aastas. Need regulaarsed üleujutused on siis seotud ka selle saleda või tähendab lameda maastikuga ja jõgede võrgustikuga ja siis ka hästi paljude ühes kohas koonduvate väiksemate jõgedega ning Soomaa piirkond on ka väga hõredalt tasustatud olnud viimase 6, 7, 8 tuhande aasta jooksul. Aga kui Eesti asustati, siis tollel ajal oli see kõige tihedamini asustatud piirkondi ja Pulli asula koht on siis just Pärnu jõe ääres ja paljud mesoliitikumi aegsed leiud, ka kalurid, jahimehed, nemad siis tegutsesid just selles piirkonnas, aga võtsid ette ka pikemaid reise sealt.
aga paraku ei ole siiani leitud ühtegi nende paati. Ja Hollandis on siiski leitud üks ühest puust õõnestatud paat, mis on umbes 10 000 aastat vana. Soomaa asub ka vanal kaubateel Pärnu lahe ja Peipsi järve vahel. Ja see on peaaegu kõikidel keskaegsetel kaartidel märgistatud ühe jõena. Ja need on olnud siis sisemaa või vee liikumisteed, seal on olnud ka nagu kanaleid ja 30 aastat tagasi loodi Soomaal ka rahvuspark, et selle piirkonna looduslikke ja kultuuripärandit kaitsta. Ja Soomaa see maastikuala moodustab umbes rahvuspargist 1/4. Ja siin on siis 5 suurt raba, kus on, mida eraldavad üksteisest jõed. Ja see on siis üks ühtne suur metsik ala. Ja see on väga oluline ka siis rändlindude peatuspaik. Soomaa elanikud on valmistanud ühest puust õõnestatud paate, haabjaid ajaloo jooksul, et lingi liikuda. Muidugi on aegade jooksul tekkinud ka uued odavamad paadid, nii et enam nendel paatidel igapäevaelus ei ole nii olulist rolli, aga lood ja legendid nende haabjate ümber on nüüdseks võib-olla isegi väärtuslikumad kui nende paatide taktikaline kasutamine. Ajalooliselt on õõnestatud paate kasutatud ka teistes Eesti piirkondades, siis Pärnu jõgikonnas, Soomaa piirkonnas, aga ka Kasari ja Matsalu lahe piirkonnas, samuti ka siis Emajõe piirkonnas, Ahjajõe kandis. Ja seda on dokumenteerinud Ilmari Manninen, mees, kes on ka siin pildil, kes oli esimene Eesti Rahvusmuuseumi direktor. Nii et nende ühepuulootsikute kasutamine on olnud kohalikele inimestele väga oluline ja kuni 60. aastateni on see olnud igapäevase kultuuri osa. Neid kasutati igapäevaselt poes käimiseks, piima äraviimiseks, nagu vasakpoolsel pildil, või selleks, et viia lapsi kooli või perega minna kirikusse. Ja isegi siis heinatransport toimus ühepuulootsikute abil ja muidugi ka kalapüük. Aga kevadiste üleujutuste ajal siis tavalist talutööd ei saanud teha, oli võimalus rohkem läbi käia ja siis olid just ühepuulootsikud suure tähtsusega, aga nüüd sel ajal on nende kasutus muutunud, on odavamaid paaditüüpe, aga neid kasutatakse siiski ühesõnaga vaba aja reisidel ja külade identiteedi seisukohalt on ühepuulootsikud Soomaal väga olulise tähtsusega. Siin on näha vanadel fotodel, et inimesed kasutavad neid lootsikuid mitte ainult töö tarvis, vaid ka lihtsalt lõbu pärast ja läbikäimiseks. Aga pikaajalise
jätkusuutlikkuse vaatevinklist on olemas ohud või mina tahaksin neid nimetada väljakutseteks. Ehk siis enam ei ole piisavalt ehitajaid või meistreid. Nüüdsel ajal on 5 meistrit, kõik vanuses 50+. Mina olen üks nendest 5 mehest ja peamiseks ohuks selle puulootsiku kultuuril on järjepidevuse katkemine viimastel aastakümnetel. Nii et huvi on suhteliselt madal noorte inimeste hulgas paadiehituse osas ja ka varasemate ettekannete puhul on nimetatud neid põhjusi, et alternatiive on palju, hobivõimalusi on palju. Ja siis hobiks on ju ikka ka mobiiltelefonides surkamine. Ja siis manuaalne tegevus, sealhulgas ka puidutööd ja ei ole majanduslikus mõttes eriti jätkusuutlikud. See puudutab ka ühepuulootsikuid, nii et mingit nähtavat karjäärivalikut siis paadimeistrina ei paista. Ehk siis on selleks tagada noorte inimeste huvi, tuleks sellega tegeleda. Teiseks, ega ka selliste lootsikute järel ei ole väga suurt nõudlust ja lootsikute ehitamine ja ühiskonna huvi ühepuulootsikute vastu ei ole väga suur. Võib-olla kõige suurem motiveeriv tegur praegu ja homme tulevikus on just see, et siis täiendataks oma oskusi ja see võib-olla ka siis suurendaks ostjate hulka. Ja teatud eeliseid on samuti olemas, et selline lootsik on siiski rohkem kui tavaline plastpaat. Ja vabaaja kasutuses on nende lootsikute kasutamine säilinud ja me korraldame Soomaa jõgedel nendega loodus- ja pärimusretki ja korraldame siis ühepuulootsikute meistritega ka selliseid kohtumisi. Ja nüüd siis põhjus, miks UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse lisati need nimekirjad, on ka puudutavad siis vanu haavapuid. Haavapuud peavad olema vähemalt 70-80 aastat vanad, diameeter peab umbes pool meetrit olema ja Eesti metsades seoses metsatööstuse tegevusega selliseid palke enam väga palju ei eksisteeri ja need puud lihtsalt saetakse liiga vara maha, kui nad on liiga peenikesed, et neid ei ole võimalik seetõttu ka kasutada haabja ehitamiseks. Ja 4. põhjus on ka Soomaa piirkonna demograafiline olukord, ehk siis elanike arv väheneb, see trend jätkub ja muidugi ka elanikkonna vananemine võib tähendada seda, et kohalik kogukond tulevikus enam ei ole tugevaks partneriks ühepuulootsikute valmistamisel. Ja sümboolne tähendus sellel ühepuu haabjal
võib tulevikus kaduda. Ja see kõik õigustab lootsiku ehitajate ja kohaliku kogukonna lähedase koostöövajadust tulevikus. Ja UNESCO siis võrgustik pani ka Eesti siis selle piirkonna rahvuspargi seal kaardile ja see peaks ka tagama nende lootsikute elu suutlikkused tulevikus. Ja meie regioon muutus siis UNESCO perekonna üheks osaks. Ja see muutub järjest olulisemaks teemaks. Ka Eesti turismi nõukogule Visit Estonia, kes siis Eestit reklaamib välismaalastele. Ja rahvuspargid on toonud turiste ja UNESCO tunnustus peaks turismiarendusele tähendama ka seda, et tegemist on nii-öelda kvaliteedimärgiga piirkonnaga. Ja olles ka ise turismisektori osa paarkümmend aastat olnud giid, ma loodan, et see annab ühe lootsikule ka lootust, et ta säilib tulevikus ja et nende ehitustraditsioon jääb alles. Ja püüdes siduda selle paikkonna identiteediga seda tegevust, siis joonistasin ma selle nii-öelda nõiaringi, kus siis paadiehituse pärand aitab kaasa paikkonna identiteedile, mis omakorda moodustab aluse turismi arendusele. Ja kui turismi hallatakse õigel viisil, siis see omakorda peaks toetama paadipärandi säilimist. Aitäh! Ja ma loodan, et mul õnnestuski 15 minutiga see teema kokku võtta ja see jätab aega küsimustele. Aitäh, Aivar! Pakume siiski võimalust paari küsimuse esitamiseks. Ja palun! Suur aitäh, väga võluv sissevaade ilusasse paika maailmas. Ühendkuningriigis on palju siis randu ja randadesse tullakse autoga ja seal käiakse siis nende laudadega, mis need on? Siis kommertsed, sellised väga odavad, siis supilauad on need, jah, supilauad, need on väga odavad. Ühe sellise paadi olen ma maha müünud, ütleb Aivar Ruukel, see maksis kuskil 5 ja 10 000 vahel. Ja siis, et haabiaid tehakse haavapuust, kas kasutatakse ka mõnda teist puuliiki? Jah, kohaliku küla lugudes on siis lugu ka sellest, et parim kingituse
mille saaks tütrele kinkida abiellumise puhul, on pärnapuust haabias. Ja metsas samas ei ole võimalik leida sellist pärna, mis oleks oksavaba. Aga mul siiski on õnnestunud saada 2 sellist palki kõrval küla mehelt. Tal oli oma maja lähedal kasvamas 2 pärnapuud, mis olid majale liiga lähedal. Ta ütles, et see on juba ohtlik, ta niikuinii kavatseb need pärnad maha võtta. Ja ta arvas, et üks neist peaks sobima ka lootsiku jaoks, aga tegelikult sobisid mõlemad lootsiku jaoks. Aga pärnapuu ja haavapuu on mõlemad natukene pehmema puiduga, ehk siis see kaaretamine tule alla, külgede painutamine. Nii et 0,5 meetrise läbimööduga sellest palgist saab 1 meetrise laiusega paat. Aitäh! Aitäh, Aivar, selle huvitava esitluse eest. Nii huvitav, et need ühepuulootsikud tulevad tagasi. Ja te rääkisite sellest, et turism võib potentsiaalselt ka kaitsta seda praktikat, aga kas te olete ka mõelnud, et turism võib ka ohustada traditsioonilisi kultuure, mõnikord võiks tulla liiga palju inimesi? Jah, muidugi, ma olen väga teadlik turismi negatiivsetest külgedest. Kui siis tuleb veidralt käituvaid, destruktiivselt käituvaid inimesi, kes on vales kohas, teevad valesid asju. Aga siin positiivseks küljeks on see, et need uued asjad saavad uue väärtuse meie elavas pärandis. Ja kui nad nii-öelda äris kasutatakse ära intelligentsel viisil, siis ma ei arva, et turism küll kõigi hädade vastu aitaks. Ja harva on turism ainukesena positiivne majandamisviis, aga ka teised tegevused, maakasutus ja muud tegevused peaksid olema selle pusle nii-öelda teised sissetulekuallikud. Minu küsimus puudutab samuti turismi. Sellised UNESCO kohad nagu Tilcara või Machu Picchu, kus on liiga palju turiste, mis on koha ära rikkunud. Ja kohalikule kogukonnale kasu ei too. Need kohad on pigem, neist on saanud sellised muuseumid, mida ei kasutata enam. Kas see võib juhtuda ka teile? Jah, oma kogemuse põhjal võin öelda, et parim, mis minuga võis juhtuda, oli see, et 30 aastat tagasi, kui see rahvuspark loodi minu vanemate kodukoha lähedal ja mul vedas, ma olin siis see, kes avas sinna uksed kohaliku loodusgiidina.
ja üks asi on see, et rahvuspark, selle siis brändi väärtus on väga kõrge, need, kes loodusturismiga tegelevad. Ja teine moment negatiivse mõju osas, kui on kaitstud piirkond, siis on teatud reeglid, tsoneerimine ja on ka ametiasutused, kes vastutavad nende väärtuste kaitse eest. Ja kohaliku giidina tähendab see seda, et mul on olemas partner, kellega koos ma saan planeerida tegevusi selliselt, et see ei kahjustaks paikkonda, et oleks sellised reeglid ja üle siis rahvastatusest turismi ajal. See võib Soomaad puudutada just üle ujutuste ajal, kui nad näiteks tulevad oma paatidega ja ei tea, kuhu minna, on ka probleem kohalike teedega, mõnikord on siis liivateedega tegemist ja lumesulamise ajal autod rikuvad tee ära. Ja siis teine probleem on nagu turbarabadel kõndimine ja selleks on ka traditsioonilised viisid, kuidas märgadel turbarabadel ringi kõnnitakse ja see võib tekitada probleeme, kui liigub liiga palju inimesi samades kohtades. Aga ka on võimalik siis meetmeid rakendada, et seda vältida. Ja kui ei ole tegemist kaitstud piirkonnaga, kui on avatud juurdepääs, siis ei ole seda kerge kontrollida või nii-öelda positiivselt võttes manipuleerida. Ja siis veel viimane küsimus. Ja aitäh. See on pigem kommentaar. Mu nimi on Margit Siim ja ma olen Eesti UNESCO komisjoni liige. Aitäh, Aivar, huvitav ettekanne ja inspireeriv. Mina tahaksin rääkida küsimusest, millest ka siin räägiti, turismi kommertsialiseerumine. Ja siin on üks põhiteemadest, et ühiskond ja paadiehitajad ja Soomaa kogukond on need inimesed, kes on ise kujundanud seda, kuidas nad oma traditsiooni maailmale tutvustavad. Siin ei ole nii-öelda väljaspoolt tulnud inimesi, kes nende traditsiooni ära kasutavad. See on üks selline ohtlik teema maailmas laiemalt. Ja teine asi, mida Aivar samuti nimetas, oli ka kultuuriturismi arendav riigi asutus, siis teeb meiega koostööd ja mõtleb ka sellele, et kuidas tutvustada UNESCO nimekirjas olevaid objekte ja võrgustiku kaudu on sellel suur potentsiaal ja ma arvan, et see toob kasu kõigile. Aitäh, Margit! Väga lühike kommentaar. Turismiteoorias nähakse kahte turismi arendamise viisi. Üks on nõudluse põhjal ja teine on nii-öelda tarnepõhine, mis on rohujuure tasandil pakutav, ehk siis pannakse kokku midagi, saadetakse sõnumi nii-öelda turule ja näidatakse siis, mida on võimalik pakkuda sellel rohujuure tasandil. Aga kui see on
siis allikate põhine, siis on kogu tegevusloogika teistsugune. Aga kohalik loogika on see, mis on just toetav. Aitäh Aimarile! Ja kui te ei ole käinud Soomaal, ei ole käinud ühepuulootsiku töötubades, siis kindlasti tasuks võimalust kasutada. Ja nüüd tuleb lõuna ja palun tuleme tagasi kell 13.30. Ja ma paluksin, et esimene asi, kui te tulete